Vast poleks palju paluda üht teada-tuntud palvet, et keegi enam taluma ei peaks sotsiaalset survet, et ükski hing ei kannataks, sest varjab süngeid mõtteid, et sõnadki ei lahvataks, sest meedias jaanilükkeid. See lugu küll ei alga mõnest kosmilisest paugust, vaid sealt, kust tõde varjab meel. Jah, süsimustast august, kust närvidele käies kops on roninud üle maksa, sest põhjad tuimas augus võrdsed on nii sead kui saksa, mis sest, et palju vahet neil vist eriti ei ole, sest maailm polegi idüll, vaid hoopis üpris kole. Siin disko pole oluline, punk ei ole põhiline, peamine, et naistel seljas oleks hilpe vähe. Ja suurtel meestel suured teod, neid mitmeid mõjuvõimvaid seob ja mõtted, mis ei mahu mulle pähe. Et kliima soojenemine on ainult totakas klišee ja samasoolised ei vääri armu, et naised lillekestena peaks koju jääma lastega, sest väidetavalt nendel napib tarmu. Ja see ei ole kõik, mu meeli rõhub veel üks tõik või tegelikult neid on kokku üpris mitu. Jah, eestlane olen ja eestlaseks jään, kuid üpris keeruliseks läheb, kui seda soovi iga hommik rikub. Meedia kihab uudistest ja sotsiaalmeedia piltidest, mis laike meelitavad nagu herilasi morss, sest otsi lolli, kes ei kartaks scrolli, mis kingituseks pakub ärevust. See siniheleroheline valgus on unehäiretele kena algus, kuid süüdistagem selles ikka jälle hukas noori ja vältigem suitsiidi aina sportivamat skoori, sest vahel ikka vaatame taevasse, kas meil on aega veel, kui ei ole siis seda tervisearvet laename. Seejuures riiki vaevame, sest arstikabinetil siit on 18+ ja varsti ehk teada, et abort on keelatud. Paratamatult tekib küsimus, kus kuradi kohas ma elan, sest sellist diskrimineerimist ei kannata siin enam. Kuni mõistus on kadunud ja süda on puru, oma enda tõde ja õigust siit läbi surun, sest nad on minu inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud. Ja ma ei lähe vooluga kaasa, sest nii ei ole hea, kui minu seltskond nõnda süüdimatult kannatama peab, sest mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht? No vähemasti mitte seal, kus vägistamisoht ja lahmitakse, et see on ju naiste endi süü, et nad on paaris käies magustatakse jorsside menüüs. Ja kui ka tuleb kohtukeissu umbuslikult, nad uurivad, et äkki ikka süüd oli truudusetu Julia. Ma saan ju aru küll, et veri on, veri jääb, veri olema peab, kuid iga täisväärtuslik kodanik ju teab, et ei takista vallid, ei takista kraagu, kokku tahab saada üks õnnelik paar. Kas siis tõesti on õigus armastust keelata, seda omaenda käitumismustrite järgi piirata? Olla või mitte olla egoist, selles on küsimus. Neid hukas noori valdab praegu tüdimus, sest reklaamime küll, kui lahe on atmosfääri, viskame welcome to Estonia, selle asemel, et minu, sinu, meie, inimestest hoolida. Ja lastele ütleme ka, et jalgpall on parem kui seks ja sõimame noored emad litsideks, selmet arendada seksuaalkasvatust. Need teemad tekitavad vastakust ka neile, kes on Tallinnast ja maksavad. Küll ja ükskord nemad suureks kasvavad, kuid ma ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulingi, siis selleks, et miski muutuks. Sest see igasse inimesse puutub ja seni pole keegi suutnud võtta isiklikult. Aeg läheb ja ka õnn meilt kaob, kuid veel on aega ümber mõelda. Kas tahate näha avatust teist? Kui jah, siis hoidkem teineteist ja oma inimesi ning teadkem, sõnadel on võim ja see on sulatõsi. Aitäh!